No vot, selline metsaalane ja siin on, enne seal tagapool oli ka üks silt, aga siin on sipelgate kohta veel infot. Ja siin on pesade skeem. Selliseid suuri pesasid on siin hunnikutes. Mingid sildid on siin metsa all, näitab. Siin on Ridaküla näiteks. Ja siit, seal puu all paistab üks hiiglaslik pesa näiteks. Lähme vaatame edasi. Siin on üks päris suur siin metsa all paistab veel neid. Päris palju. Ja järjekordne silt. Väga palju infot igasugu putukate kohta. Siin on väike selline parkimiskoht isegi tekitatud. Ja teisel pool teed on veel üks silt. Siin on veel lugemist kõige kohta, mida siit leida võib. Et mets on infot täis. Nii, veel infot selle looduskaitseala kohta siis. Ja see on täpselt seesama tahvel, nagu on, kus ma ütlen siis selle tee alguses. Siit on metsa alt ka paista, siit läks üks künklikuks ära see maastik. Ja siin on jälle neid kuklase pesi näha. Ja siin on mingisugused majad ka pihta hakanud. Ei teagi, kas inimesed elavad või on suvilad või. Mesitarud. Tundub, et kellegi suvila on siin. Vaatame edasi. Nii, välja jõudis see tee sellisesse mingi mäke või mis iganes bussipeatuseni. Ja siit läheb mingisugune pinnatud tee edasi. Vaatame, kus see välja jõuab. Mingi RMK tee. Lähme vaatame. Ainult kõndimiseks või saab sõita ka. Praegu tundub juba päris äge. Metsa alla ära, siis on jahedam. 32 kraadi kuuma. Ole just kõige meeldivam päikese käes. Aga metsa all pole viga.
et see viib kuhugi välja ka, mitte ei ole tupik. Nice. Nii, jõuksin ühte ristumispaika. Paistab, et siit on juba keegi üritanud ülesse minna ja jäljed on täitsa olemas. Päris järsk tõus. Mina seda üritama ei hakka. Vot nii. Ei tea, kas see on mingi osa tetirajast või on lihtsalt siuke mõnus salakoht kellegil. Ei tea, eks näis. Nii, väga ilus koht. Ja sain ka sildi pealt teada, kus ma nüüd olen. Peraküla Aegviidu Ahijärve, 820 kilomeetrit. Kõlab hästi. Põhimõtteliselt läbi Eesti. Kindlasti on siin igasuguseid mõnusaid metsasaadusi. Aga ilus männimets. Liivane selline on praegu see koht. See mägi, mis ma enne näitasin, on ka tegelikult siin. See sama mägi, mis siit paistab, see on seal pool. Aga ei, äge. Vaatame edasi. Siin tuli siuke ristumine vastu. Siit läheb mingi teise tee peale, mis ei ole nüüd metsatee otseselt. See on selline, noh, ütleme nii, teistsugune. Selline. Siin tehakse metsa. Aga ma arvan, et mina olen sinna poole ja vaatame, mis vastu tuleb. Nii, ma läksin otse edasi ja see ongi mingi metsaväljaveo tee, seal olid lagedamad kohad. Siin on midagi ära songitud, siin on puit valmis. Ja siit läheb kruusatee lihtsalt ja see läheb põhimõtteliselt Kaiu järve poole. Aga ma ei tea, see ei tundu nii äge, et ma keeran tagasi, lähen sinna metsa ja sõidan metsateed pidi, vaatame, kus too läheb. No nii, siin tehakse ka metsa. Aga nii, mis siin toimub? Ahah. Korralik palgivirn. Ja siin saab reka ringi keerata, jah. Ja siit läheb edasi. No vaatame edasi. No ja kus ma välja jõudsin, siin on puhas harvesteri tee, ütleme siis nii. Et sinna pasa sisse ma ei viitsi minna. Siit on ilmselt mingi vana harvesteri tee, siit ma ei tea veel, kuhu läheb. Võib-olla piilun sinna natuke. Või siis keeran tagasi, eks näis. Nii, ma mõtlesin, ma korra näitan, mis tee siit siis edasi läks. See oli selle harvesteri tee kõrvalt. Siuke, noh, metsatee siuke. Päris okei. Vaatame, kus sellega välja jõuab. Noh. Ütleme nii, et mingi kuradi jahimeeste koht on siin on metsakaamera vist isegi. Siin on mingid süüa pandud ja seal on tulistamise koht. Et mingit jahimeeste jälge pidi tulin. Ei viise mitte kuhugi. Lähen tagasi. Nii. Jõudsin mingi vaatamisväärsuseni põhimõtteliselt. Seal on torn, mis on dubleeritud mobiilimastiga.
ja tuulelipp ja mis seal on kõik. GoPro pealt võib-olla väga hästi näha. Aga siin on ka silt selle kohta, et Lugu matkateelt 2007 on rekonstrueeritud see tulevalvetorn ja ilmselt ongi siis metsavahtidele 1910 aastal rajatud, on Sõõru küla sümbol. Uhke raudkonstruktsiooniga, torni kõrgus on 37 meetrit. Ja nii edasi, torni minek pole lubatud. Vot nii, saad vaadata kaugelt. Aga muidu ma tulin mööda seda metsateed tagasi siia väikse kruusaka peale ja lähen siit edasi, vaatame, mis saab. Kus ma enne tulin läbi metsa. Ja nüüd on siit siuke kiirtee. Jahutus. Ja väga mõnus. -33 näitab sooja. Jälle kurat raiuvad metsa siin. Metsa on kurvid tehtud. Inka Vonka. Nii, ja siit jõudsin ristmikuni jälle ja ma olen üsna veendunud, et siit läheb Kaiu järve poole ja siin on metsal mingid ägedad rajad. Ma ei tea, kas seal mootorrattaga on lubatud sõita, aga minu arust üks õhtu, kui me siin ööbisime, siis kuulsin mingit ATV häält, nii et ilmselt käiakse siin ikka sõitmas ja rajad lähevad päris ägedalt. Ma ei tea, võib-olla ma natuke sõidan ja vaatan, kaugele ma jõuan, sest seal on mingid päris
korralikud tõusud vahepeal. Kuidas ma sealt üles ja alla saan? Juba nägin inimest. Metsas on inimesed, marjul, seenel ja nii edasi, mustikal. Samamoodi käisime siin puhkamas, siis hästi palju oli rahvast metsade ääres, parklataskutes ja nii edasi. Marjul, seenel tohutu rahva hulk käib siia. Ja täpselt nii, nagu ma rääkisin, ongi. Siin on parkla koht. Sealt ma ei tea, kuhu läheb. Võiks tegelikult isegi uurida. Ja siin on meie lõksi koht, kus me olime. Tšekkame selle ka kiirelt üle. Siin me eelmine nädal kämpasime. Nii, väike update. Tulin mööda seda rada, mis ma ütlesin enne, et peaks vaatama, kus see läheb. No siin on see sama matkatee märk nüüd, et täitsa siuke sõidetav metsarada. Siit läheb ka kuhugi, ma olen vaatan sinna. Ega sealt väga kuhugi ei läinud. Siin on, tundub, et on rahvas siin telkinud. Siuksed natuke tammutud platsid tunduvad olevat või siis on autoga siia lähemale tuldud, et siia metsadesse ronida. Üldiselt siin on siuke langi koht ja sealt selle taga peaks järv olema, nii et jep, siin ei ole midagi, lähen edasi. Nii, veel üks update. Tee on siuke päris tore. Tulin sealt, vaatasin üle langi, nii et siin on ilusti märk, matkatee läheb sinna, jalgrattatee läheb sinna. See ei tea, see võib-olla tupik. Vot, nii et teen siin väikse pausi. Kustutan natuke vanu videosid ära, sest mälukaart on täis. Ja siis jätkan. Nii, ma siin nüüd natuke tiirutasin. Vahepeal läksin sinna poole otse, eks ole, siit. See oli see sama tee, kust ma tulin. Aga siit läheb jälle see sama tee, millest ma räägin, et mingisugune maastikutee. Ja näha on, et siin on nii autoga kui jumal teab millega sõidetud. Esialgu sinna Kaiujärve poole ma siit ei tahaks minna, aga ma vaatan, kuhu see läheb. Ja siis võib-olla tulen sealt tagasi. Vaatan, kuhu see välja viib. Tõenäoliselt mitte kuhugi. Või siis selle sama kruusatee peale, kust ma just tulin. Noh, vaatame. On päris põnevad kallakud vahepeal. Ja tõusud. No see läheb ja mingi siukse, ma ei tea, noh. Seda saab teeks nimetada, mis siit edasi läheb. Pigem on see selle tee algus. Ja see ikkagi läheb teisele poole edasi.
siin on siuke soineala või siuke lauka koht pigem. Ikka, vaatame siis teisele poole. See on see liinialune nii-öelda tee, liinihooldustee. Siit lähevad risti ka veel mingid teed. Okei. See võib-olla ei ole see tee, mis ma sealt nägin. Kus ei olnud liini, vaid siuke maastikutee rohkem. No eks vaatab. Sõidan natuke seda. On ka siuke päris huvitav. Pole viga. Ristumine peateega. Traat oli seal maas. Suure tõenäosusega ei tohi siin sõita, aga noh. Ütleme nii, et loodame, et ei tule keegi ütlema seda. See lihtsalt suubub siia põhiteele ja ongi kogu lugu. No selge. Jälle targem. Otsime selle päris tee siis üles. Põrgu kuumus tuleb siit mootorist. Ma ei saa aru, kas see jalgrattatee läheb nüüd sinna või sinna. Igatahes mina tahaks sinna minna ja lähen ka. Loodame, et ei ole seenelisi marjulisi tee peal ees või keskkonnainimesi. Ühtegi tähistust sellel teel ei ole, ühtegi silti ei ole. Don't know. Aga ma tean, et läbi selle metsa mingisugune siuke põnevamat sorti tee läheb. Ma olen teda sealt kaugemalt eestpoolt silmanud. Ütleme siis nii. Siin nagu oleks siuksed mitte lõkke, vaid telgi ja auto peatumistaskud. Or something. Ai. Ops, juurikaid.
ilus mets, mõnus tee. Päris sirge ka. Seal ikka, vaatame, kui välja viib. Nii, kus ma siis välja jõudsin? Siit paremale jääb Kaiu puhke baas, seal oli teelahkme ka. Siin on mingi nutiseikluse start. Siin on üks siuke parkla, kust ei või järve poole minna. Nii. Siin on see peatee ja mina tulin siit, aga sealt läks üks tee veel sinna. Siit vaadates vasakule. Ma vaatan, kus too läheb, ma arvan, et too läheb edasi. Siit lähevad mingisugused lahkmed vahest sinna ja tänna. Ega kui käinud ei ole, siis ei tea, mis kuhu viib. Aga noh, selleks ma siin olengi. Avastada uusi ägedaid kohti. Täna on selleks päris hea ilm isegi. Nii. Tulin sealt, nüüd tulin ma sealt, läheb mingi tee sinna ja mingi tee sinna. Ma arvan, et ma vaatan sinna, sest see tundub nagu käidavam ots olevat. Ja siit läheb veel mingi, jumal, teelahe kuhugi, pikalt oli näha, otse koridor läheb sealt. Avastamist on. Mäest üles, mäest alla. Ma arvan, see on ikkagi mingi osa Teti teest. Sel puhkebaasi juures oli mingi eripakkumine Teti meestele, et kui oled single mees või noh, nagu naine või mis iganes, tahad ööbimist saada, siis oli eripakkumine 15 € üksikule inimesele ja siis oli Teti logo seal juures. Ma juba näen siin Kärna mustrit metsa all, nii et siin on ikkagi motikaga sõidetud. Kindlasti. Iseasi, kas see lubatud on muidugi. Aga mine tea, võib-olla on. Ma ka ei tea neid seaduseid nii hästi. Nii ja jälle. Paremale tee, vasakule tee, otse tee. Oh jumal, mõnus. Ma vaatan kõigepealt otse ja siis, ei tea, vaatab edasi. Nii, ja kus me siis välja jõudsime? Põhimaanteele. Põhimaanteele jõudsin välja. See on värav ees. Ilmselgelt, et siia autoga ei tullaks, aga otikaga saab siit mööda ilusti. Ja neid kollaseid ma olen siin varem ka näinud. Neil on mingi pesa kuskil. Vaata, mis siin üle tee on. See on mingi metsaväljavee tee vist. No ei saa ju avastamata jätta. Lähme vaatama, kuhu läheb, mida pakub.
see läheb nüüd järve juurest eemale. See ei ole osa sellest võrgustikust, mis seal Kaiujärve äärsetes metsades kulgeb. Päris äge kurviline metsakas. Ei ole kuigi ära sangitud ka. No ikka väga keerab sinna tänna. No siin on küll juba näha, et siin on käinud arvesterimehed. Ja siin on sinka-sonka, vonka maastik pahupidi keeratud, nii et see on ikkagi järjekordne tupik nii-öelda. Metsavendade teed. Küll. Nüüd ma olen selle värava juures tagasi, kust ma enne läbi sõitsin. Ma ei tea, mul on üks pulk kütti alles. 3 sotti olen sõitnud, mingi 400 peaks teoreetiliselt saama sõita. Aga samas see on arvestades mingisugust normaalset sõitmist, ma arvan. 4,6 keskmine, no maybe saab veel 100 sõita, aga ma ei ole kindel, nii et ja kõht läheb tühjaks. Midagi tuleb mingiks teiseks korraks ka jätta, nii et paistab, et tuleb ära minna siit ja uuesti tagasi tulla kunagi. Praegu nii higine. Kere on nii märg, et ei saa kiiresti sõita, muidu äkki saan külma või midagi. Jään haigeks. Ratas arvab, et 34 kraadi on kuuma. Ta võib-olla natukene valetab, aga ega palju mööda ei pane. Mingi 33 võib-olla. Küll. Natuke sõidan aeglaselt. Jahutan ennast maha. Ja siis sõidan edasi. Üritan tee peal püsida. Vaat nii. Nii mõtlesin, tulen ka selle veduga õtsi üle, et mis siin siis on ja ei ole, aga ütleme nii, et saatsin sünnipäeva pidada, aga muidu on suletud, nagu paljude selliste kohtadega. Otak. Jaksanud enam seda peamaanteed sõita, tuli mööda kõrvalteed. Keerasin sealt vedult ära ja vaatame. Äkki siin on mõnusam, kuigi siin on jube lage ja hästi tuuline. Võib-olla ei ole palju parem. Näid. Siin käib viljakoristus. Jõudsin kuhugi sihukeste kohta välja. See on killustik maal. Näiteks Tartu 15. Esimese sisse oleks tore. Mis maalt see on? See on see maalt. Ja.